Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Päevad lähevad ja aastad mööduvad ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõttad ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei aeg ei peatu, ei. Ei aeg ei peatu, ei. Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi, kes vaikust kiirustamata, sest aastad lähevad ja päevad mööduvad. Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhuni tõttad, kui ootad veidi, näed järele, sul jõudnud ongi päev. Ei aeg ei peatu, ei. 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 Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Peeter Koppel, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis Ivo Linna. Ja see laul Aeg ei peatu on pühendatud kõigile neile poliitikutele, kes vähem kui 10 minutit tagasi istusid maha või laua taha, et arutada valitsuse uut koosseisu, jagada ministrite portfelle ja panna paika uus ja aktiivne suund või kurss meie riigi elus. Ja meiegi arutame kõiki neid asju ja ma loodan, et keegi seal poliitikutest, et tal on üks klapp kõrvas ja ta kuulab samal ajal ka siis Keskpäevatundi, nii et kindlasti saab meie käest ka uusi ja häid mõtteid, aga selle laulu paatos, et aeg ei peatu, see ongi just sõnum siis kõigile neile inimestele, kes Eesti riigi asjadega praegusel ajal tegelevad. Aeg ei peatu, aeg on väga kiire, selline mõnus susside lohistamine, ministeeriumi koridoris käimine, kabinettides vaikselt asjade ajamine, see tegevus ei ole sobiv praeguseks ajaks. See, mida me vajame, on energilist juhtimist, head valitsemist, et inimesed teaksid, mida nad teevad ja et nad otsustaksid kiiresti ja viiksid oma otsused kiirelt ellu ka. No ja Priit, sul on jumala õigus, eks me ei ole seda ju vajanud igal ajal, aga viimastel aastatel ilmselt alates pandeemiast veel rohkem kui kunagi varem. Ja üht-teist ju me oleme õppinud ka, aga tõepoolest, praegu on selge see, et valitsuses 2 parteid ja need 2 parteid on seadnud sellesse valitsuskoalitsiooni alusleppesse mingisugused väga üldised põhimõtted. Riigikaitse number 1, maksud ja konkurentsivõime number 2 ja number 3, mida nad rõhutavad, lihtne asja ajamine ja bürokraatia vähendamine. Vot see on riigikaitse kõrval see teine asi, mida mina väga ootan ja näha tahan. Need on huvitaval kombel kõik sellised asjad, mis tegelikult on ka maailmas, eriti sellises arenenud läänes hetkel kõige populaarsemad, sellepärast, et on aru saadud, et senisel viisil juhtimine ja sellisel viisil majandusele lähenemine ei ole andnud teps mitte selliseid tulemusi, nagu on oodatud. Ehk siis, kui me mõtleme kontseptsioonile konkurentsivõime näiteks, siis mitte midagi ei ole parata, vaadates Euroopat, me oleme igatepidi maha jäänud.
ja meie selline nii-öelda tootlikkus ei genereeri piisavat väärtust, et teha kaitseinvesteeringuid, evida seda heaolu ja natukene on tunda sellist nii-öelda maailma trendidega kaasaminekut ja natukene on tunda sellist võib-olla heas mõttes paanikat, et kui me midagi ei tee, siis ei lähe paremaks ja selles kontekstis loomulikult see Ivo Linna Aeg ei peatu oli päris õige laul ka. No jaa, aga kuidas me siis oleme nii maha jäänud? Meil ju palk tõuseb ja mis on tegelikult konkurentsivõime puhul juba mõnede riikide puhul problemaatiline. Tööjõuturul on meil kõik väga hästi ja ma saan aru, et ka eksport ju on hakanud vaikselt kasvama, et mingid märgid, Peeter, on ju ikkagi sellised, millega mina võhik ennast lohutan. No vaata, see on see, et millistesse kingadesse ennast panna, et loomulikult kui nii-öelda kuuluda tööjõu hulka, nagu me sinuga kuulume, siis see, et meil on tööjõupuudus, see, et meil on tööd rohkem kui inimesi, loomulikult tekitab meie jaoks positiivse tunde, sellepärast et meie reaalpalk kipub sellises kontekstis kasvama. Kui nüüd aga olla ettevõtja ja mõelda sellele, et tahaks nagu midagi teha, ja siis hakata mõtlema nendele tööjõukuludele, hakata mõtlema sellele, et need kasvavad edasi, sellepärast, et meie rahvastikutrendid on sellised, nagu nad on, siis jälle ei ole nii mõnus. Ja mis meie majandust ja seda ekspordi paranemist puudutab, siin on ikkagi ka päris palju tegemist sellega, et kui eurointressimäärad lähevad odavamaks, siis meie sihtturgudel tarbijate võimekus kasvab ja meil läheb natukene paremini. Aga selles mõttes jah, et see sõltub väga palju sellest, et kelle kingades olla. Töövõtja kingades olla päris mõnus, tööandja kingades väga paljudes valdkondades kindlasti mitte. Ja tänases, Priit, ühe repliigi, ja tänases päevas olles on ka lihtsam olla kui tulevikule mõeldes. Meil on täna 270 000 pensioniealist inimest. 5 aasta pärast on neid 290 000. Ja kui me vaatame nüüd neid, kes kuulavad meie saadet või kes on potentsiaalselt meie saate kuulajad, kui palju Eestis inimesi on, siis ma arvan, et ettevõtjaid on siis nende hulgas 10 000 või palju? No üldiselt öeldakse, raamatutarkus ütleb, et kuskil niimoodi 5% kipub olema kogu populatsioonist neid inimesi, kes ettevõtjateks kõlbavad või evivad selleks vajalikke oskusi ja teadmisi ja isikuomadusi. Ja. No selge, ühesõnaga selline väike hulk, aga väga oluline, sellepärast nemad on need, kes majandust kasvatavad ja majandust tagant tõukavad, eest veavad ja nii edasi. Ja kui siin juttu tuli nendest keskmistest palkadest, ma mäletan, paar nädalat tagasi olid ühed andmed, mis ringi liikusid. Ma ei mäleta, kes need andmed oli kokku pannud, aga seal oli võrreldud siis riigiametnike ja siis eraettevõtete töötaja keskmist palka. Seal oli 1000-eurone vahe, ma olen lugenud nüüd viimasel ajal pikki ajalehe artikleid sellest, kuidas mõned ministrid kurdavad, kuidas nad ei leia siia-sinna endale vajalikku töötajat, kuigi keskmine palk on 3500 kuni 4500 või midagi taolist. Siis ma mõtlen, et vaesed meie, kes ei ole siis riigiaparaadis. Aga antud juhul, millest me siin nagu kindlasti räägime, on see, et kui 2 erakonda istuvad laua taga ja hakkavad siis riigi asju ajama, et siis nad sõlmivad mingisuguse lepingu, et me oleme üsna palju kritiseerinud siin seda nähtust, mis on seda koalitsioonilepingut, mis ei ole ühegi Eesti seaduse kohal mitte mingisugune dokument, see on mitte paberil üldse, aga ometigi ta on mõnikord kõrgem kui kõik muud paberid kokku ja selle suure üllatusena siis seekord, mulle tundub küll, et üllatus, et on neid paberid koguni 2 tükki, et nad kipuvad palju nõma. Esimene on siis koalitsiooni aluslepe, mis joonistab sellise üldise raamistiku, kus on siis kirjas, et mis on nagu olulisemad teemad, kus on riigikaitse, julgeolek, maksud ja majanduse konkurentsivõime, millest me juba siin varemalt teame, ja mis on olnud ka varasemates koalitsioonilepetes, aga siis sellele tuleb lisaks juurde veel Eesti 200 ja Reformierakonna nii-öelda detailsem koalitsioonilepe, kus nad panevad paika oma sellised põhipunktid, aga Priit, astu samm edasi ja sealt edasi tulevad kõigi ministeeriumite tegevusplaan. Ja, aga ma mõtlesin enne natukene veel sellele, et kes siis
omavahel millest läbi räägivad, et kui me räägime Reformierakonnast, et siis me saame aru, see on erakond, millel on 38 kohta Riigikogus, see on massiivne, see on selline olukord, mida väga pikka aega ei ole olnud, et üks erakond lihtsalt meil on üks erakond, ilma kelleta valitseda ei ole võimalik meie parlamendi aritmeetika järgi ja see on kõik täiesti arusaadav. Nii, aga kes siis õieti on siis Eesti 200 või mis asi see on, et kas nad on vasakpoolsed või nad on, nagu me kuuleme nüüd, on nad sellised keskmised tsentristid või siis, nagu viimastel nädalatel kuuleme, on nad leidnud südames oma parempoolsuse üles, et kui palju neid nagu üldse on, kui me oleme kuulnud, et mitmed neist on käinud ennast juba pakkumas Reformierakonnale, sellepärast, et arvestades Eesti 200 praegust reitingut jälle kuskil seal mingisuguse 2-3% ringis, siis on ju selge, et neid ei saa olema järgmises Riigikogus, et kõik need inimesed, kes tahavad riigi asju ajada ja kes on praegu Eesti 200 nimekirjas, peavad ennast kuhugi ära sokutama, sellepärast see erakond, vabandage, nüüd kõik need, kes hakkavad homme rääkima, et nad tõusevad jalu, tõusevad kõigepealt põlvili, ütleme niimoodi, kõigepealt nad tõusevad põlvili, siis nad tõusevad toolile, siis nad seisavad püsti ja siis nende erakond on suur ja vägev, et see on täielik jama, mitte midagi taolist ei ole, nende saatus on absoluutselt ebaselge. Kes siis kellega läbi räägib, et kas sellise seltskonnaga on üldse mingit mõtet läbi rääkida? Ja muidugi on, jah. Kui sa küsisid, et kas Eesti 200 on vasakpoolsed, siis ei, vasakpoolsed lahkusid valitsusest või sunniti valitsusest lahkuma ja vasakpoolsed on ka väga, väga pahased selle peale, et nad sunniti valitsusest lahkuma ja rõhutavad seda, kuidas on nad endiselt vasakpoolsed, ma räägin siis sotsidest. Aga tegelikult on niimoodi, et valitsuse vahetus ju kasvatas Reformierakonna reitingut, vähemalt niimoodi selgub Emori viimasest küsitlusest, mis on nüüd tehtud lõppeva nädala jooksul ja kasvanud on see 4%, mis ületab 2 korda veapiiri. Veebruaris oli Reformierakonna reiting 14%, nüüd 18% ja veebruari reiting oli neil viimase 20 aasta madalaim, mis ka tegelikult põhjustas kogu selle tõmblemise. Nüüd Eesti 200 reiting jah, jääb alla valimiskünnise ja mina küll ütlen, et neil on nüüd selles valitsuses vaja teha väga otsustavaid samme või vaja võidelda väga otsustavate ministrikohtade eest, et seda reitingut tõsta valimiskünniseni. Kui Eesti 200 sellisele ajaloole mõelda, siis kui selle projektiga alustati ja siis käis niimoodi võib-olla salamisi kuskil sordiini all asju arutati, siis põhimõtteliselt idee oli teha 94. aasta Reformierakonda. Ja siis mingisugusel hetkel tuli sellest selline natukene moekam sotsiaaldemokraatia välja. Ja see oli väga, väga huvitav transformatsioon, et kui plaan on teha 94. aasta Reformierakonda, kuidas siis jõutakse niimoodi tsentrist moekalt vasakule. Ja nüüd, kui siis vasaklus moest välja läks, eks siis tehti väikene haak tagasi. Peeter, kui sa ütled ükskõik millisele Eesti 200 poliitikule, et te olete vasakpoolne, siis sa näed, kuidas juuksed tõusevad füüsiliselt peast. Nägu läheb roheliseks, aga kui ma küsisin seda ka siin hetk tagasi siis Tehisajult, siis Tehisaju ütles mulle, et see on et majanduses on nad parempoolsed liberaalsed, sotsiaalpoliitikas tsentristlikud liberaalsed, identiteedipoliitikas kosmopoliitsed liberaalsed ja keskkonna küsimustes mõõdukalt rohelised ja see tähendab seda, et liberaalsus paistab vähemasti selle analüüsi järgi on nende peamine selline aspekt. Liberaalsus teatavasti võib olla nii vasakpoolne kui parempoolne, et selles mõttes on täitsa nagu arusaadav, aga see võib kõik nii olla, aga nii-öelda tavalise Eesti inimese jaoks on see kooslus väga keeruline, väga arusaamatu, keegi pole siiamaani mõistnud, et mida siis saavutatakse ja nad peavad leidma endale mingisuguse tee, milline see tee on, ma ei tea, kui Jumal oskab neile nõu anda, siis läheb neil hästi, aga vaatame edasi. Üks tee võib olla see, millise ministrikoha nad saavad nüüd uues valitsuses. Jaa, aga võib-olla jõuamegi vaikselt nende ministrite juurde juba, et valitsusremont tähendab seda eeskätt, et vaadatakse, kas kõiki need ministeeriumi on tarvis ja väga on tarvis, mis on olemas ja kes need ministeeriumi juhivad ja ministeeriumitega on teatavasti Eesti Vabariigis nii, et neid sünnib juurde ja neid kaob ära vastavalt sellele, kui palju on siis need inimesi,
kellel on parajasti vaja kätte anda mingisugune portfell, et kunagi tehti selliseid häbematuid temped, et anti tühi portfell inimesele, ministeeriumi ei antud, aga talle anti portfell ja ütled, mine ja valitseda polnud midagi. See oli selline ego silitamine. Tänapäeval tehakse nii, et liidetakse 2 ministeeriumi või siis tehakse mingisugune ministeeriumi alla mingisugune osakond või osa juurde, nagu näiteks endine taristuminister haldas taristoid, varem siukest nalja pole olnud, energeetik on tänapäeval kliimaministeeriumi all, vanasti ta oli siis majandusministeeriumi all, nii et seal on tõstetud ümber igasuguseid asju, aga kas see nagu see ümber tõstmine nii-öelda selle nimel, et ikka piisavalt kõik võtmetegelased saaksid endale mingisuguse portfelli kätte, et kas see on olnud mõistlik üldse, mis sa arvad? Ma arvan, et see ei ole olnud mõistlik ja kui jällegi vaadata seda ümbritsevat maailma, siis minu meelest ainuüksi see, et meil eksisteerib mingisugune institutsioon, mille nimi on Kliimaministeerium, on suhteliselt absurdne. Sellepärast, et kõik saavad aru, millega tegeleb Kaitseministeerium, kõik saavad aru, millega tegeleb Haridusministeerium, Kultuuriministeerium, aga Kliimaministeerium ainuüksi see nimi on mingisugune selline ajaloos väga-väga lühikese perioodi jooksul tekkinud hüsteerilise moevoolu tulemus. Just, see tekkis siis, kui kõik rääkisid rohepööre, hurraa! Ja rohepööre ei ole selles mõttes nagu vale asi, aga kui me nüüd päris ausalt mõtleme, siis kas meil on ministeerium, mis tegeleb kliimaga? Kliimaga ei saa, pole mõtet kliimaga tegeleda. Ilmastikuga üldse ei ole nagu selles mõttes mõtet tegeleda, et Eesti Vabariik, Toompeal ei tasu kliimaga tegeleda väga palju. Just nimelt, meil on majandus, meil on keskkond ja ütleme võib-olla selline, siis on võimalik hakata uskuma, et midagi päriselt muutub, kui tehakse ära selline sümboolne samm ja nimetatakse võib-olla Kliimaministeerium millekski, mis ta päris on. Mis ta päriselt on? No päriselt ta on ikkagi nagu majandusministeerium. No tundub ka jah, et ma arvan, et selle põhjus oligi see, et oli lootus ja kui me lootus oli see, et seoses Euroopa Liidu poolt välja kuulutatud rohepöördega hakkab nii kohutavalt palju raha voolama, need rohelised rahajõed hakkavad siis Eesti poole voolama, et sinna ette tuleb teha lüüs. Sinna ette tuleb teha lüüs ja siis selle lüüsi kaudu suunata siis raha kuhugi. Ja kui me vaatame, et siis kuidas sellega tegeleti, kui Kristen Michal oli selle koha peale Kliimaministeeriumit haldas, väga suur asi. Tema kantsler oli siis Keit Kasemets. Enne seda, kui Keit Kasemets siis läks, temast sai siis Kliimaministeeriumi kantsler ja enne kui temast sai riigisekretär, oli ta just nimelt ühe siukse väikese firma, tegeles ühe väikese firmaga, mille nimi oli Kliimacash, mille mõte oligi siis just see, et kasutada ära siis siinpoolset know-how'd, kuhu seda rohelist raha saaks suunata ja rääkida sellest Brüsseli bürokraatidele ja olla ise nii-öelda selliseks pisikeseks, ma ei tea, kas puuk on ilus öelda või ei ole öelda või ei ole, aga pisikeseks puugiks selle rahavoo peal, kes loomulikult saab endale, aga see Kliimacashi asi ei läinud käima, kui asjad oleksid teistsugused, kui Ukraina sõda ei oleks, võib-olla see oleks väga edukas ja väga rikas firma, aga võib-olla me oleme üldse saanud kasu sellest, et nüüd meil on siis Keit Kasemets, kes on siis riigisekretäri koha peal. Nojah, valitsuse üks võimalus toetust koguda on juba kindlasti see, et kes on need uued ministrid, et see on eelkõige Eesti 200 võimalus. Ja teine võimalus on see, milleni me ilmselt ka täna jõuame, on ikkagi see lause, et vähendame bürokraatiat, on loodud töörühmad ja võtta kuni 20% maha avalikke kulutusi, see on minu meelest üks väga ilus ja suur eesmärk ja ma loodan, et sellest ei saa 20 aastat tagasi öeldud Andrus Ansipi lause, et jõuan 5 rikkama riigi hulka, mis oli positiivne lause ja mis mulle tegelikult tagantjärgi isegi väga meeldib. Aga et see vähendame 20% avaliku sektori kulutusi, see tõepoolest ellu viiakse, aga ellu viiakse niimoodi, et me seda kuidagi ei tunne. Praegu tundub, et läheb pigem nagu vastupidi. No seda me saame näha, see kiiresti ei lähe, see nõuab ka sellist põhjalikku ettevalmistust ja
aga kui sellest valitsuse võimalikest ministrist rääkida, siis kõige rohkem on arutatud ikka kaitseminister Hanno Pevkuri üle, kes on siis juba umbes aasta otsa olnud särisenud nagu vorstikene pannil, et küll aasta tagasi siis tema kantsleri Kusti Salmi ja kaitsevägede juhataja Martin Heremi tõstetud 1,6 miljardi eurose laskemoona vajaduse üle. Vahepeal oli natukene rahulikum aeg, aga nüüd kerkis see uuesti kõik esile, aina ujub välja igasugust uut materjali, küll siis see, et just nagu ta oleks kaitseraha eest ujula rajamist toetanud oma valimisringkonda, kas see nüüd päriselt on nii või mitte, seda on raske öelda, sellepärast, et asjaosalised räägivad erinevat juttu, on Urmas Reinsalu eelarve kasutamise erikomisjoni poolt välja toodud faktid selle kohta, et ei ole tehtud konkreetseid tellimusi, selliseid tellimusi, mis tooksid meile vajalikud relvad, on esialgu toimunud paberite vahetus, ühesõnaga on sattunud siis Hanno Pevkur uuesti väga tugeva surve alla ja paistab, et Pevkur on üks selline tegelane, et ehkki ta on Reformierakonnas väga oluline, toob ta siiski nii palju sellist negatiivset räppi kogu aeg kohale ja seda juba aasta jooksul, et Reformierakond peab päris tõsiselt mõtlema, et kas nad ikka tahavad, et see kõik jätkub. Ma arvan, et nad kindlasti ei taha, et see jätkub, sellisel juhul neil tuleb kaitseminister välja vahetada ja panna ta, kuna ta on nii oluline ja nii populaarne, aga kaitseministrit, kaitse esindajad ongi tavaliselt populaarsed küsitlustes, siis ta viia mõnele teisele kohale, näiteks kas või siseministriks. No ja kaitseministri vahetus ei tähenda seda, et moonahankega läheb mingisugune latt nagu tee pealt eest ära. Ja ma arvan, et asi on selles, et ta on lihtsalt mõnus, tubli, hea poliitik, kes käib ja ajab asju, aga siin on vaja, see on plahvatuslikku sellist jõudu, läbilöögi jõudu, kes paneb oma isikliku initsiatiivi sinna, kes paneb oma energia, oma autoriteedi, sellised inimesed nagu Hanno Pevkur sobivad hästi rahuaega, praegu meil üldse pole rahuaeg, meil on vaja ja ka peaministrilt meil on vaja väga palju energiat ja kiiret tegutsemist, see on nagu peamine asi. Ma olen suga nõus ja ei ole ka selles mõttes, et moonahange on Eestil välja kuulutatud, kui me ise ei hakka seda tootma, milles asi nagu liigub. Moonahange on välja kuulutatud koos teiste riikidega ja see muudab juba asja keerulisemaks. See on ainult üks osa kõikidest. See on üks osa, aga see on väga suur osa, aga midagi on tegelikult liikumas ja ma loodan, et see liigub edasi. Ma arvan, et 2 nädala pärast me saame selles samas saates rääkida, kas tõepoolest aprilli alguseks, nagu on lubatud, on meie kaitsetööstuspargis selgeks saanud see, kes hakkab meil siin Eestis kaitsetööstuspargis, näiteks Ämari lennubaasi miinitööstuspargis, miinitööstuspargis juba moona ja miine tootma. 2 nädala pärast peaks olema selge, vaatame, kas on. Aga härrased, ma olen teiega selles mõttes täiesti nõus, et Pevkur on väga hea rahuaja minister ja vaja oleks kedagi, kes oleks selline tõeline action mees, aga kas te tahate spekuleerida ka, et kes see action mees siis olla võiks? Tegelikult on selliseid action mehi, kes võiksid oma kogemuste, energia ja sidemete poolest seda kohta täita, need on ainult üks, see on praegune Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, kes väga paljude poliitikute arvates on õige mees, kes selle koha peal peaks olema ja ma olen sellega täiesti nõus. See omakorda tekitab küsimuse, et mida siis õieti teha, mida siis järgmiseks teha Välisministeeriumis, et mida juhib Margus Tsahkna, sellepärast Välisministeerium on samuti ülioluline ministeerium selleks, et meie välissuhteid hoida. Margus Tsahknal on olnud huvitavaid selliseid nagu stseene, kus ta käib lipuga ringi Gruusia mässavate siis kodanike hulgas või kui ta kutsub üles siis arreteerima Iisraeli peaminister Netanyahut. Et tema kindlasti vajab seal väga tugevat ja väga head siis kantslerit, kes suudab kogu seda masinavärki käigus hoida ja kes on väga kompetentne. Kus kohas seda uut võtta, see on muidugi keeruline öelda, aga arvestades seda, et varsti peaks ju tulema suursaadikute suur rotatsioon, et siis võiks ju põhimõtteliselt mõelda, et sellest rotatsioonist leitakse inimene, kes võiks täita seda kohta. Aga seda kõike me saame näha ja seda praegu ka otsustatakse just nendel minutitel ja siinkohal väike paus.